põllumajandus ei ole tuumafüüsika, kui sa just uraani ei kasvata. See on Kabiinijutud podcast, kus võtame pulkadeks lahti erinevad põllumajandusega seotud põnevad teemad. Tere kõigile! Järjekordne Kabiinijutud alustab. Taskuhäälingu saade, mis proovib põllumajandusest rääkida ülevalt alt, vasakult paremalt, eest, tagant, läbi, lõhki, igast nurgast ja nii edasi. Ühesõnaga oleme missioonil, et muuta põllumajandus sinu jaoks paeluvaks teemaks, kui see ikka veel ei ole. Minu nimi Kristjan Anderson, olen täna saates 3 ägeda inimesega ja muidu ikka ja jälle mu hea kaassaatejuht, analogimeister Elmar Reinold. Tere, Elmar! Hei, hopsti, Kristjan! No räägi, kas siis nagu kevadallergiad on juba võimsalt tööle läinud? Minul ei ole ühtegi teadaolevat allergiat, nii et minu jaoks kevad on üks ilusamaid aegu üldse. Suurepärane. Mina võib-olla nii säravalt ei sära, aga selleks on ju igasugused erinevad ravimid, millega saab neid ohjes hoida. Ja saates meil ka 2 väga vahvat saatekülalist, varasemalt juba siin käinud, pikemat tutvustus ilmselt ei vaja. Küll aga teen ühe väikse tutvustuse ikka, et minu vasakul käel siin mitmekordne saatekülaline, juba vilunud saatekülaline, kui nii võib öelda. Mäe, mõisa, mullaelu edendaja ja muidu taastava mõtlemisega noor põllumees Sander Hiire. Tere, Sander! Tervitused! Kuidas siis uus kabiin meeldib? Väga, väga mugav, vaikne ja vaatega, et kõik linnukesed on nii-öelda õiges kastis. Väga hea. Sander, sa oled vist kõikides meie kabiinides käinud, mul on sükene tunne. Ja see vist on 3. äkki. Just nii, see on 3. kabiin tõepoolest. Jah, et saatekuulajad seda visuaali poolt nii hästi ei näe, mis sest, et hetkel samal ajal, kui me räägime, üks kaamera meid ka filmib, nii et kes ei ole sotsiaalmeediat jälginud, siis ma arvan, et nüüd on mõistlik minna ka piiluma. Mõistlik tõepoolest, jah, sest hakkame ka kardinate tagant nii-öelda tõeloori teile vaikselt näitama, saate piiluda. Küll aga me ei hakanud siin live TV-d reklaamima, ent meil saates veel ka teine saatekülaline ka, jälle vilunud saatekülaline, noor peremees, seemnekasvataja ja muidu vahva ja muhe Rannu demofarmi kaasmanager ja Rannu lähedalt pärit Tõnis Ajaots. Tere, Tõnis! Tervis! Ja ma mõtlesin jällegi, et Tõnis on ka vist meil kõikides kabiinides käinud. Tallinnas küll, aga selles teises kabiinis, kus Sander ei ole käinud. Maa-alluses kabiinis. Ja, oleme käinud, jah. Ja, väga lahe. Aga toredid jälle näha ja täna siis püüame Elmariga ja Sandri ja Tõnisega aru saada, et meil siin tulemas taas üks selline äge üritus, kevadine. Ma parandan, Sündmus, jah, vabandust, vanad harjumused on visa hävima. Sündmus, tore sündmus, aasta on 2026, aprillikuu ja kutsume kõiki põllumehi kokku 28. aprillil Rannu demofarmi vaatama, kuidas siis kevadel otse külvata ja mitte keerutada. Ja siis olemegi kutsunud saatesse Sandri ja Tõnised, kes aitavad siis meil aru saada, et mis meil siis plaanis on, kuidas see kevadine otsekülv võiks nii-öelda sügisest otsekülvist erineda ja räägime muud huvitavat põllumajandusjuttu ka, nii et püsige lainel. Elmar, kas hakkame sõitma? Hakkame sõitma, tõmbame ukse kinni, vaatame, kas läheb. Roostes jälle. Ikka roostes, vaja õli. Aga hakkame teile. Tegelikult meil on tavapäraselt kombeks teha pisike tutvustus. Nagu Kristjan juba ütles, luges kokku siin mitte küll näppudel, te olete korduvalt käinud saates ja vilunud kuulajad on teiega juba tuttavad. Seega neile, kes on juba tuttavad, kuidas teil viimane pool aasta on läinud? Tõnis, millega sa oled tegelenud viimase poole aastaga? Ma mõtlen, kus ma alustan. Talvest, talv oli. No võtame talve. Talv oli, jah. Mida teeb põllumees Tõnis talvel? Talvel tegelikult mõtled, mida hooajaks peaks ette valmistama ja milliseid tarvikuid vaja varuda ja kõik selline asi. Et kõik peas oleks selge, et kuidas sa sellele uuele hooajale nagu vastu lähed. Kuigi sa ei saa ennast 100% kogu aeg nagu valmis panna selleks, sest et kõik on muutumises, aga teed endast oleneva, et sa
et sa suudad selle hooajaga vähemalt edukalt alustada. Ja praegu nüüd olles hooaja sellises lävepakust siis esimese tõuke teinud, kuidas see ettevalmistus on tundunud? Oli piisav? Ma ütleks, et tegelikult start oli hea. Näha oli, et läheb kohe kuivale, kui esimesed soojad ilmad olid, aga see jällegi muutus. Ja meil on tegelikult selline seis, et meil on kuskil 70% külvatud ja nüüd ootamegi, kui jälle ikkagi päriselt soojaks läheb, et saaks need soojalembesed seemned ka mulda panna, et kes rohkem külma kardavad, siis nendele oleme ikkagi jätnud sellise kindlalt sooja ilma ja sooja mulla, et oleme varieerunud jah, et siin varased külvid, hilised külvid, et siis iga aasta on nad üks parem või teine parem, et siis ajutame natuke riske ka sellega. Väga hea. Sander, kuidas sul? Milline on olnud talvine üleminek tänasesse kevadesse? No talv oli ju väga lumerohke, ent tuli soojale maale see paks lumekiht, mis ühtepidi on rahustav kõva pakase ajal, ent see küsimus nii-öelda kuklas ikkagi, et aga mis sealt siis lõpuks välja tuleb. Ja vana põllumehe tarkus on see, et ära muretse selle pärast, mida sa muuta ei saa. Et selles mõttes talv on ikkagi puhkamise aeg ja plaanide tegemise aeg, nagu Tõnis ütles, ja enese harimise aeg, perega koos olemise aeg, et olen lastele palju aega püüdnud panna ja ka ise ennast nii-öelda vormi viia nii füüsiliselt kui ka vaimselt, et olla valmiks selleks ajaks, mil telefoni aku on pärast õunaks tühi ja nii-öelda küsimusi tekib ühe päevaga tõenäoliselt rohkem, kui jõuad õhtuks lahendada, et me plaanime, selle kohta on palju häid ütlusi, et mida sa plaanid ja mis siis päriselt juhtub, aga oleme valmistunud ikkagi, alati samamoodi valmistume põuaks ja ei saa ka nagu salata, et peame valmistuma ka külmadeks ja ka liigniiskuseks, nagu me just sügisest meelde uuesti tuletame, et ega tegelikult päris täpselt ei teagi, milleks sa kõigeks valmistuma pead pidevaks muutuseks ja selles mõttes talv on ka aeg, mil vaadata, mis teised teevad ja püüda nagu luua just selgust, et ja ka küsida nagu raskeid küsimusi enda käest, et kas see, kuidas mina arvan, et ma teen, et kas see on nagu õige, et pidevalt nagu hoida ka sellist väikest kõhkluse dünaamikat üleval, et kui on tunne, et ma juba kõike tean ja kõike teen õigesti, siis see on ohumärk, et sellest tulenevalt on olnud talv paljude küsimustega, paljude nii-öelda otsingutega, ent loomulikult tuled oma põhitegevuse juurde kevadeks tagasi, masinad valmis ja seemned kotti ja meie oleme lävepakkudel selles mõttes, külvi mõttes oleme ikkagi veel stardialas nii-öelda, et me ei ole veel põrutama hakanud või otse kütma. Et siin lähipäevade küsimus. Aga see, et neid küsimusi on palju tekkinud ja oled seal lävepakkudel valmis tormama, on sul mõni juba vastus ka mõnele küsimusele saanud nagu mõnele küsimusele tekkinud ka vastus või leidnud selle, vaevalt, et nad ise tekivad? Õigel ajal, õiges kohas, õige nii-öelda tegevusega on see kõige olulisem, et olen labidaga auke kaevanud ja hinnanud olukorda ja nuusutanud ja katsunud, et siin kohe-kohe on meie jaoks ka õige hetk käes ja võib-olla kõige suurem mõttetegevus on käinud selle ümber, et kuidas mitmekesistada seda teraviljakasvatust veel nagu laiemalt. Kas seal peaks loomad olema juures ja või peaks seal veel midagi juures olema, et see põhimahv on läinud nagu sinna, et kuidas äriplaani hoida muutuste kindlana või oleks äkki niimoodi õige öelda, et kui julged hommikul uudised lugeda, siis
et kuidas seda ärevust nagu maandada oma tegevusega nii ärilises kui ka strateegilises mõttes on see talvine aeg olnud nagu pigem sealpool ja nüüd on vaja hakata põhitegevus oma ära teha, aga tuleb tõesti olla valmis igasugusteks muutusteks. Ja ma kasutaks meie imelist emakeelt siin, et vahepeal on ju, mul on siuke tunne, et kui sa otsid seda sõna, et siis see sõna, mis otsid, on säilenõtkus. Et kuidas olla säilenõtke igas valdkonnas, eks ole, nii majanduslikult, agronoomiliselt kui keskkondlikult ja nii. Aga nüüd lubage mul avada see nii-öelda teeots, härra Ajaots, et tulime siia täna otsekülvist rääkima ja kui ütleme siin mõned aastad tagasi, sina alustasid ka nagu endal seda mõttemalli muutust natuke, et kuidas siis neid häiringuid vähem teha, eks ole, aga samas oled ka seemnekasvataja, eks ole, et põld peab nagu puhas olema. Aga nüüd oled jõudnud nii kaugele, et tegelikult lausa, eks ole, selle masina ka soetanud, mida saab siis seal põllul näha ka. Et võib-olla räägi mulle alguses, et mis sul seda veendumust tekkis, et nüüd on see õige aeg, nüüd on see masin just, et sa tegid ka selle otsuse ära, et nüüd hakkad nagu liikuma tugevalt sinna poole. Eks see masina enda otsing oli nagu suht selline pikk, seda me oleme tegelikult mitu aastat otsinud juba, et milline see õige on ja käid siin ja räägid teistega, et mis see hea variant siin Eestis oleks. Et nii palju, kui ma siin olen rääkinud erinevate põllumeestega, siis tundub, et valik on läinud üsna õigesse kohta. Aga eks näis, see kõik peab ju ise läbi katsetama, et siis sa saad alles aru, et kas on õige või mitte. Et eks ma veel natukese veel õpin seda, et millised nõksud ja trikid, et nende asjadega kaasas käivad, et kuidas see seemnekasvatus säiliks ja kõik selline pool, et tegelikult ei näe nagu probleemi, et miks ei peaks saama otsekülvates ka seemnekasvatus teha, et kõik võimalused on selleks ju tegelikult olemas ja lihtsalt ise pead seal õigeid valikuid tegema, et millised kultuurid üksteise järgi ja kõik selline pool. Ja ma ütleks, et see on tegelikult alguses võib tunduda, et on hästi lihtne, et lihtsalt külvad otse ja rohkem midagi ei teegi, aga ennem see mõttetöö ja kõik see teadmised on vaja enda jaoks selgeks saada kuidagi, et tuleks võimalikult vähe neid apsakaid. Et seal on ikkagi see, eks ole, see tööriistade kast on nagu olemas, et kui sa muudad nagu seda osa, siis tegelikult pead, eks ole, neid teisi tööriistu ka vastavalt sellele muutma, et missugused need tööriistad, mis sa praegu näed, mis sa pead teistmoodi tegema ja teised tööriistad siis kasutusel võtma, et seda nii-öelda edukalt teha? Pigem käibki praegu see, ma arvan, see viljavahalduse selline sättimine, et kuidas see võiks otsekülvis nagu parem välja näha ja kuidas see ja vahekultuurid sinna sobituks siis paremini, et millistesse kultuuridesse saab otse panna ja millistesse mitte, et kindlasti meie külviku puhul seal mingeid probleeme võib tekkida, kui sa näiteks valid valed kultuurid sinna ette. Ja ma ei teagi, et see on kõik, lõpuks ongi katsetamise asi, et õpid järjest selle asja käigus. Ja korra veel tahtsin seda uurida, et küsin siukse sportliku, et kumb siis läks, kas läks sahkseemendi või ketasseemendi? Seekord on sahkseemendi, jah. Sahkseemendi. Miks sahkseemendi? Ma agronoomiliselt nagu olen seda kogu aeg mõelnud, et miks sahk ja miks mitte ketas kohe, et tundub, et see ketas on pigem selline, kus on sul juba muld juba korras, et võib-olla see sahkseemendi aitab nagu kiiremini selle mulla sul korda saada, et sul tekiks see siis nagu selline otsekülvi jaoks sobilikum muld. Et praegu ta on natuke selline, mis tahab kiiremini tihedamaks minna ja võib-olla ka see, et võib-olla ketasseemendiga võid alguses võib-olla saaki kaotada, võib-olla ei ole proovinud, aga räägitakse, aga kõik peab ise jälle läbi katsetama, et just see sahkseemendi eelis minu jaoks on kevadine, et sa saad selle natukese seda mulda avada, et tekiks natukese kiiremini see soojenemine seal. Aga jah, jällegi ma saan proovida ka teisi variante, et saab ka ketasseemendi sinna kõrvale panna, nii ma katsetan ja teen. Vaatad. Ja tahtsin Sander sinu käest seda küsida, et sa oled otsekülvi, eks ole, juba nagu natuke pikemalt viljelenud, saanud ilmselt oma õppetunnid kätte ja õppinud ka kõrvalt, et kaks nagu küsimust või siis tegelikult üks küsimus ja üks kommentaar, et võib-olla
kommentaarid oma kogemuse põhjal siis, sest ma tean, et sina oled nagu ketasseemendit rohkem kasutanud või sa oled ka mõlemat, eks ole vist või? Täpsustuseks, et seda sama sahka oleme Mäemõisas sikutanud 2013 alates, mis nüüd Tõnisel triipe tõmbab, et kindlasti ootan Tõniselt telefonikõnesid, et kaasa mõelda, et me oleme oma erinevaid vitsasid saanud ja oleme sättinud oma toimetamisi täna sinnamaal, et me arvame, et see on väga hea külvik ja jätkame selle tehnoloogiaga, et nüüd teist aastat on mul, või ütleme siis eelmisel kevadel jõudis ka ketasseemendi majja ja näen, ütleme ideaalses süsteemis näengi, et on mõlemad olemas, mis tagavad selle võimaluse, et selles mõttes rohkem kogemust mul tegelikult on sahkseemendiga otsekülvamisega, et üle 10 aasta nüüd juba. Kui nüüd hästi lihtsalt laiali võtta nendele, kellel jäi täiesti arusaamatuks, tõstan mina siis käen ju, et mis see siis nüüd tegelik nagu vahe on siis, mis oleks kõige lihtsam selgitus sahki ja siis ketasseemendi vahes selles kontekstis, et siit nüüd saate kuulamisel natukene paremini joone peal püsida. Selgitage nagu 6-aastasele. Jah. Võib-olla sahkseemendi on selline, mis liigutab rohkem mulda ja ketasseemendi sa pealt näha võib-olla ei saa ka aru, et külvatada on väike siukene triip jäänud ainult maa sisse. Et sahkseemendi tegelikult selline, ma ütleks, mikroharimine võib-olla. Et ta tekitab siukse väikse jälje ikkagi enda järgi. Ja mis sa, Sander, ütleksid, mis on need olukorrad, kus peaks ühte ja teist eelistama? Kuna sa mainisid, et mõlemad võiksid olla tööristakastis. Jaa. Sahkseemendi puhul Tõnis tõi välja selle just kevadise, et kevadise mõtte, et ühtepidi meil on vaja mulda soojendada, et see idanemiskeskkond oleks optimaalne ja ka luua see poorsus või see õhulisus nii-öelda sinna külvi seemne ümber. Et on oht, et ketasseemendiga, kui muld, ütleme, on toores või on külm, on märg, on savine, et kui sa lõikad sinna selle kettaga selle väikse prao, paned selle seemne sinna ja laksti, pressid selle kokku, et lihtsalt seal jääb seeme hapniku vaegusesse või liigniiskusesse või et tal ei ole seal mugav olla. Aga kui, et siis tõesti kõik algab nagu sellest, et mis su seal nii-öelda mullakamara all toimub, et see otsust peab tulema sealt, et tõesti ei saa öelda, et nüüd on üks on õige või teine on vale, et see on, milline on sinu muld, milline on sinu plaan ja millised on sinu tööriistad, et siis sa valid nende vahel. Et ei ole ühte õiget ega valet. Ketasseemendi on väga hea tööriist näiteks siis, kui sul on seal kasvamas juba mingisugune suur roheline mass ja sa tahad sinna viia oma seemne, siis kasvav taimik tegelikult suure tõenäosusega elavad juured, juure ümber elav mikroelu hoiab tegelikult su mulda siukse mõnusa svammina või selline tema poorsus ja struktuursus on hea, seal on piisavalt õhku, vett ja ruumi, sest tegelikult nagu füüsikast me teame, et enamasti kogu mateeria on tegelikult nagu tühjus. Et mullas ka, meile tundub, et muld on selline nagu raske asi. Selle kohta on palju ütlusi ka, aga et tegelikult ülioluline, et seal mullas oleks päris suur hulka nagu tühjust või poorsust, et ja seda sahkseemendi nagu aitab tekitada selle mikroharimiskeskkonna ja otsekülvi alustuseks kunagi mäletan foorumites kolades, et keegi ütles, et et siidok, see on või sahkseemendi siis või mis iganes sahkseemendi, et see on otsekülvi alustamiseks väga hea tööriist. Et olen igati nõus, et hea valik Tõnis. Ja kusjuures sellest valikust ka, et siin nagu päris saate alguses me rääkisime, et talvel on see, kus tehakse plaane, vaadatakse. Mul endal õnnestus kohtuda päris mitmete tootjatega talvel. See on see moment, kui saab minusugune e-agronoomi töötaja minna päriselt kellelegi külla, sest et põllumees ei ole masinas. Ja päris mitmel korral kohtasin sellist
vaadet, et kui ma küsisin just vahekultuuride kasvatamisest ja mullaharimisest, et kuidas teevad nemad algust, siis ma kuulsin sellist vastust, et ma pigem tahaks jälgida, kuidas teised teevad ja õppida nende pealt. Ja Tõnis, sulle siit see küsimus, et sa ütlesid, et sa võtsid asja kätte ja hakkad katsetama. Et kus tekkis see variant, et sa nüüd reaalselt ostsidki endale vahendi, lähed ja katsetad, et kas see on teadlikult selline meetod, et midagi uut teha, tuleb see teise katsetada või sul on juba see teiste pealt õppimise faas ära olnud? Kuidas see sinu jaoks töötas? Ma isegi ei mäleta, kuna ma alustasin enda põldude peal otse külviga. See on ikka, esimesed külvikud käisid võib-olla seal 6-7 aastat tagasi. Okay. Et siis ma lihtsalt olen põllunurkadesse mingi triipe lasknud külvata, et vaadata, et kuidas see sujub ja kuidas ta välja kukub. Aga lõpuks enda masina ostmine on ikkagi see, et kõik tahavad ju kevadel ja sügisel külvata, et sul ei ole see masin kuskil, et ootab kuskil kedagi. Et nad on tavaliselt ikkagi töös, et see, et sa saaks endal tööd tehtud, on sul vaja ikkagi oma masinat. Ja väga oluline on, et õige pildi saamiseks see töö toimuks optimaalsetes tingimustes ja optimaalsel ajal, et see võib-olla on selle korraliku katse tegemise juures hästi oluline märksõna, et muidu tekib vale arusaam, võib tekkida vale arusaam. Ja arvestades, et meil Eestis need aknad on niigi väiksed, eks ole, et siis nüüd helista, kutsu kohale ja oota, eks ole, et aeg ja kell tiksub. Ma tahtsin korra puudutada sellist sektsiooni ka meie saates nagu müüdid. Ja võime siin mängida müüdimurdjaid, kui meil õnnestub. Et kas teie, kellel esimesena pähe tuleb, et otsekülviga seotud nagu müüdid, et kas te võite mõelda siis korra selle peale, et enne kui te ise nagu alustasite, kas olid mingid müüdid ja nüüd kui hakkasite nagu katsetama ja proovima, siis saite aru, et okei, tegelikult ikka nii päris ka ei ole. Kas tuleb midagi pähe? Võib-olla kõige rohkem räägitaksegi võib-olla sellest saagikaost üldse, et külvad otsa ja kaotad saagis kohe. Et meie omal nahal oleme proovinud nii kaera, nisu, tegelikult ka rapsi veel ei ole päris nii, aga nendega ma ei ole mingit saagikadu nagu täheldanud. Et mõnel aastal isegi sa näed, et see taimik on tugevam ja võimsam ja sa saad sealt parema saagi. Et hernega on täpselt niimoodi olnud, et ei ole veel täpselt seda õiget retsepti veel leidnud, aga ma usun, et selle külvikuga meil on see küll võimalik, et näis, kuidas see asi välja kukub. Aga jah, võib-olla see, ma olen vähemalt kuulnud, et see saagi kadu nagu otse külviga on nagu seotud olnud, selle müütidena nagu ma ütleks. Teine asi, mis minule turgatab on, et siis on rohkem vaja taimekaitsevahendid kasutada. Et mõtlen nende koolituste peale ja programmide peale, mis on enamasti siis kujundatud minimeeritud harimise või künnipõhisele harimisele, siis mina ütleks, et see müüt ei vasta tõele, et see ikkagi oleneb konkreetselt sinu põllust ja sinu viljavaheldusest, et nii nagu igal teisel harimisviisil, et sellest tulenevalt ma isegi nagu leian, et õiges viljavahelduses, mis otse külvi puhul on natukene isegi, sa oled mingis mõttes natukene piiratud, et sa ei saa nagu künda pauhti kõike nagu minema sealt ja on nagu uus ajastu algus jälle, et see isegi loob sellise natukene tervislikuma viljavahelduse nagu juba eelnevalt, et teravilja järgi teravilja teha juba, sa juba tead, et sa just kui maksad nagu kindla peale, suurema tõenäosusega lõivu, kui siis, kui sa selle künnad nagu ringi ja siis lähed uue teraviljaga peale, et mis oma olemuselt, me loomulikult aeg-ajalt harijal tuleb see otsus teha, aga mis iganes põhjusel. Aga ma juba nagu näen, et see on ka see koht, kus sa tegelikult juba teadlikult tõstad ka oma järgmise kultuuri haiguste fooni või seda asja. Ja ma leian ka selles osas, et võib-olla üks müüt on, et sul jääb nagu muld, et mullas ei ole siis piisavalt seda õhku ja seda ruumi ja vett,
et see on ka koht, kus me peame vaatama hästi hoolikalt oma muldade nii-öelda keemilise füüsikalis näitajaid, et kui seal on kaltsiumi ja magneesiumi suhe on paigast ära, siis näiteks tihese tekkimine ongi hästi-hästi kiire, et tuleb vaadata ka kõik need küsimused nagu üle nii-öelda ABC mõttes ja et ei ole õiget ja vale, et ma ise näengi seda, et kombineerimine on oluline, on ka selline ütlus, et muld vajab rauda nagu iga 7 aasta tagant. See on siuke, tuleb võib-olla nagu selline mitte meie regioonist, vaid siis sealt brittide poolt, et need ongi need asjad, mida me peame ise järgi proovima ja otsustama, et millal on vaja nagu tuua, muuta seda struktuuri jõuga. Et tõesti gravitatsioon viib kogu aeg saviosakesi natukene nagu allapoole oma vee sademetega, et kas need on vaja sealt alt üles tuua ja see on ütleme küsimus, millega mina täna oma pead vaevan, kus mul on mõned põllud üle 7 aasta või peaaegu juba 10 aastat olnud otsekülvis, et kas ma täna peaksin tegema midagi teisiti, et siis ma saan ju katsetada. Saamegi vaadata, teeme põllu pooleks, kõik need sellised küsimused, et need müüte on vaja tegelikult ise murda ja tõesti, täna ei ole meil sellist teenuskultuuri põllumajanduses, et ma saan igat sorti seemendi nagu omale põldu tellida õigel ajal, aga kõik teavad kedagi, kellel on see külvik ja kui sul ikka on tahe see katse ära teha, siis saad selle külvikuga põldu, et selles mõttes masinat edasimüüjatel on ka kõigil on otsekülvikud täna nagu olemas ja kui ikkagi neile selgeks teed oma huvi, siis küll nad on ka õigel ajal kohal, et tuleb julgelt küsida ja teisi põllumehi, oma naaberpõllumehi, ja käia vaadata alati, et mis seal päriselt toimub, et labidas kaasa ja lähed ja kaevad ja katsud, et niimoodi saab kõige paremini aru. Ja just oma regioonis. Et neid müüte oma peas purustada ja ma olen seda juba mitu korda välja öeldud, et miks me töötame oma selle tihesega, mis meil seal peas on, et mis tööriistaga sa seda purustad, et kas paned seemneid raputad või tööriistaga, mingi kangemat tööriista kasutad, et see siis on juba oma valik. Ja nagu sügisel koolitusel öeldi ka, et võta labidas, vaata sisse ja siis otsusta, missugune sekkumine on vajalik. Just. Räägiks korra sellest teemast ka, kuna meil see kevadine nii-öelda otsekülvipäev seekord toimub, et võib-olla korraks vaataks neid erinevusi, et paari sõnaga juba mainisid, eks ole, et kevadel muld justkui nagu soeneb aeglasemalt, eks ole, aga võrreldes sügisega veel, et mida kevadel nagu silmas pidada teie arvates? Kellel esimesena tuleb, ma viskan niisuguse avatud küsimuse õhku, nime juurde ei pane. No kevadel ülioluline ongi see, et mis on tihti on niiskus, on see limiteeriv faktor, et kuidas sa need käigud põllul, mis sa teed, et kas need siis aitavad selle niiskusel püsida seal või see läheb minema, et siin on otsekülvil jälle see suur pluss on ja juba olemuselt, et sahkseemendi natukene rohkem harib seda mulda, ketasseemendi vähem, et ketasseemendi puhul sa saad nagu minna veel ütleme niiskuse mõistes niisugusesse nagu ökorežiimi nii-öelda, et sa praktiliselt seda struktuuri või ka seda kõrremassi üldse ei liiguta. Ja võib-olla üks oluline asi on see, et kui sügisel põhk on selline, eriti niiske põhk on selline nagu peaaegu võib-olla sõimusõna, siis kevadeks on see põhk läinud siukseks nagu hapraks, sa sõidad nagu vupsti sealt läbi, ei teki mingid pusasid, need küsimused on kevadeks kõik nagu lahenenud ja kui sa oled nüüd kõva vahekultuuri kasvataja, et siis on ka nüüd et millise vahekultuuri sa sinna panid, et kas seal on ületalvitunud taimikut, kas see on juba sul nagu roheline, kas see on sul juba võib-olla üle hüppeliigese, või üle põlve, et ka, kui sa külvad kuskil näiteks maisi külvad või
või plaanidki tatart näiteks külvata, kui juba öökülmaoht on äkki möödas, et siis sa oled täiesti nagu uues olukorras. Et neid asju peab hästi hoolikalt silmas pidama ja vaatamegi jälle põldu ja mida sa oled nagu ennem teinud ja mis on su eesmärk. Aga jah, ütleme põhuga on lihtsam. Tõnis, sul midagi siia lisada äkki? Ja selle põhuga ma praegu kevadel tegelesingi, et ma ei kujuta ette, kui ma oleks pidanud rukkipõhu sisse sügisel midagi külvama, aga praegu läks Ernes väga edukalt, et ei oleks arvanud, et tegelikult nii hästi läheb selle külvamisega seal, just sahkseemendiga. See talv ikkagi teda nagu lagundab juba, eks ole, pehmendab ja muudab hapramaks, et siis ta on nagu rohkem siuke pudi, millest sõidad läbi ja ei tekita sulle mingeid ummistusi ega mingid seda, kuidas seda kutsutakse, seda põhutaskut või et seeme jääb nagu justkui sinna sisse vahele ja ei saa mulle kontakti. Ja. See, mida sa praegu kirjeldasid, ingliskeelne termin on hairpinning. Yeah. Eestistame seda sõna, see on siis jah, põhk siis peab natuke nubutama, et kellel tuleb see kõige parem. Kõik lingvistid, kes kuulavad, et leiutage sõna siia. Kabiinijutud.agronom.ee jah, et põhk ei oleks seemne idanemiskeskkonnas, et seda tegelikult sahkseemendi suurepäraselt lahendab selle mure oma olemuselt juba ära. Et ketasseemendi puhul on see suurem väljakutse, selleks on siis insenerid ja praktikud välja nuputanud reapuhastaja. Et justkui see põhk sealt eest ära tõsta, aga ütleme, kui me nüüd mõtleme, et kas sul on niisket põhku või kuiva põhku nagu mugavam puhastada ja võib-olla selle kevadise põhu puhul sul seda reapuhastat peaaegu pole vajagi, sest et ta on nii habras, et see ja võib-olla ka habras põhk kevadeks näitab ka seda, et sinu mulla selline ütleme, mullaelu aktiivsus on ka hea, kui see põhk, ütleme, lagundatakse kiiresti, või laguneb kiiresti või on vihmaussit mulla sisse tõmmanud, et Tõnisel väga hea tähelepanek, et just rukki järgi tehagi liblikõielist kultuuri, sest et nii Ernes kui Uba neile väga meeldib, kui vabaneb süsihappegaasi suures koguses, et nad on tegelikult väga süsiniku näljased. Ma arvan, see teile meeldib. Ja, et seda. Mulle eriti meeldib. Ja, et see ongi jälle nüüd üks koht, et kuidas sa viljavaheldusega saad luua mingisuguse eelduse, et kui Ernes tahab seda, et seal oleks piisavalt seda orgaanilist ainet, mis laguneb ja mida nemad siis oma stomataga, selle lehealustega seal hakkavad järgmiseks saagiks formuleerima. Ja stomatast juba järgmises saates pikemalt, aga täna veel mõtlesin selle peale ka, et korraks võib-olla läheksid nendest nüanssidest kõrvale ja mind huvitab see, et kuidas teie olete nagu tajunud seda olukorda Eesti põllumehe, ütleme siis peas, et otse küll kui tehnoloogia, et kuidas kui jooksul nagu see vastuvõtlikkus või muutus sinna suunas, kas olete tajunud, et on see tõusnud nagu ja kui ei ole, et mis te arvate, kas nagu, mis see motivatsioon võiks olla, et sinna liikuda, mis nagu teid motiveerib, et te natuke algus saates rääkisite, aga korraks keskendume nii-öelda. Vaatame mikroskoobiga sisse, et Tõnis. Võib-olla jah, et kui ise ka natuke rohkem sellega tegeled ja selle külviku endale soetasin, et siis seda juttu on kindlasti rohkem, et uuritakse, kuidas teed, mida teed, miks teed ja ümbruskonnas põllumehed ma ütleks, et on kõik seda laadi, et võiks ka proovida ja katsetada selliseid teemasid ja katsetavad ka, et näha on, et see huvi ja tegelikult kõik ju mõtlevad, et kuidas vähegi saaks natuke odavamalt asju teha ja kulusid kokku hoida. Et otse küll kindlasti üks variant oleks, et kütus nähtavasti on kallimaks läinud ja kunagi ei tea, mis ta siin veel teeb. Et seal on variant jah, et sa saad ikkagi päris palju kütust kokku hoida. Ma ei ole praegu peast veel ei ütle, et palju, aga tegelikult see on päris suur. Ja see, me ei ole ju ainult kütus, et see on ju kõik mulla siis olukorra parandamine ka, et sa
sa saad selle mulla endal paremaks teha läbi otsekülvi. Seeläbi sa võidad ka saagis ja sa oled tegelikult kliimale ja kõigele nagu tegelikult vastupidavam. Sander? Tõnis tõi väga põhipunktid hästi välja, et siinkohal võib-olla üks mõte juurde just selle ajastuse koha pealt ja ka ettevõtete struktuuride aspektist johtuvalt ning meie taliviljakultuuride osakaalu üldise kasvu trendist nagu tulenevalt on otsekülv sinna kiiresse sügisesse aega hästi hea tööriist, kui kõik mehed ja kõik masinad sul juba on nagu korralikult kuumaks aetud, et ei ole enam kas sul tööjõu küsimus või ongi reaalselt juba et masina küsimus, et mil need aknad avanevad siis, kui sul on käimas korraga nii külv, koristus, kuivatamine, maa ettevalmistamine, taimekaitse, et sellel hetkel, kui sa saad jätta mingi 2 käiku vahele näiteks, et sa juba jõuad näiteks võib-olla 4-5 päeva varem oma külviga toimetama, et minu arust selle koha peal siis käibki nagu raha tegemine. Et kui on ikkagi õigel ajal külvatud, siis ma ütleks niimoodi, et well sown, half grown, et jälle lähme natukene korraks oma igapäevaütlustest nagu kaugurame, aga jah, et kui ikkagi saad hästi minema selle taime, siis sa juba, seda ma olen oma nahal kogenud ja kui ma külvimehena nagu ettevõttesse sisenesingi niimoodi, et ma võtsin üle nagu sellise külvamise protseduurid ja olin masinamees ja ma nägin nagu oma nahal, et okei, et 1,5 tonni rohkem näiteks või et pingutasime siin selle nädalavahetuse ja see õigustas või siin on korraks rääkisime, et näed, öö läbi külvesin ja see oli selle parim põld, et pärast seda sadas 2 nädalat vihma. Et need ongi võib-olla need hetked, kus põllumajandusettevõte oma kasumi nagu loob, et ta teeb need asjad õigel ajal ära ja külvi saab teha ikkagi ainult 1 korra, et muidu on nagu aasta läinud ja kui me mõtleme seda oma külvivõimekust, siis me ei saa kunagi nagu lootma jääda selle peale, et ilm annab, et meie siin selle laiuskraadil peame valmis olema nagu, me peame nagu meie tehnoloogiline võimekus peab olema suurem kui Kesk-Euroopa põllumehe oma, et me ei saa meie külviaknad on kitsad ja see tähendab ja ilmad on varieeruvad, et siis mina olen väga-väga seda meelt, et külvimeetreid peab olema ikkagi, olgu teda parem rohkem ja see investeering tasub ennast kiiresti tagasi, kui sa oled õigel ajal õiges kohas õige tööriistaga, et selles mõttes otsekülv pakub seda võimalust ja otsekülv ka mõnes mõttes suunab sind just ka selle mullatervise ja viljavahelduse optimeerimise poole hästi jõuliselt, et sa nagu juba teed ühe valiku ära ja siis sa kohe hakkad ka järgmistega tegelema, ent sa jällegi labides, sinu muld, sinu olukord, et sinu äriplaan, et mitte miski ei tohi olla nagu eraldiseisev või et mu naabrimees tegi, et mina saan nüüd ka teha või et ma lugesin internetist, et nii käib, et ootan, et see rukkis oleks põlvekõrgune ja siis ma lähen, et meil on omad geograafilised piirid. Ja hinda oma olukorda ja siis säti vastavad ootused. Ent kui sa tunned, et päris ise võib-olla ei tea hinnata, siis ma saan aru, et e-agronoomi otsekülvi demopäev on variant, kus saab tulla siis hinnata natuke võõrama pinna peal antud olukorda. On see nii? Nii see tegelikult on. 28. aprill võtame jälle mõned masinad ja lähme tõmbame mõned ribad maha, et siis on näha, et kuidas erinevad tehnoloogiad siis selle kevadise külvamisega hakkama saavad. Ja meil on ka plaanis külvata erinevaid kultuure, eks ole? Noogutus. Ja
jah, et ma suunasin küsimust nii, ma vastust küll tean, aga ma suunasin küsimust niimoodi, et Tõnis vastab, aga ma vastan siis ise, et tead, suvi otra plaanime ja siis plaanime ka kaera herne kaaskultuuriga nii-öelda külvata. Et kui nüüd see külv on siis üks päev, 28. aprill, eks ole, Rannukandis, siis, või tegelikult vist on õigemad Annikoru kandis, eks ole? Jah, Annikoru kandis, jah. Annikoru kandis, jah. Siis tegelikult saab ka aasta jooksul nagu jälgida, mis on saanud nendest erinevatest nii-öelda külvidest ja sealhulgas ka siis see kaaskultuuri katse. Aga küsiks veel võib-olla siia lõppu nagu sellise praktilise küsimuse ka, et kui põllumees nagu kuulab, siis ta on ikka huvitatud sellisest nagu praktilisest poolest ka, eks ole, et mis teie poolt oleks siuke nagu praktiline soovitus neile, kes veel ei ole otsekülvi tegema hakanud? Näiteks Tõnis, sa võid esimesena võtta. Ega ei pea ju inimest sundima midagi tegema, et kõik algab ju peast, et mõtle enda peast need asjad läbi ja kui sulle kõik need võimalused, mida otsekülv pakub, sulle meeldib, siis kindlasti proovi, et saad kuskilt minema hakata ja näed nagu enda põllude peal, kuidas see asi toimub. Et kes ei käinud, siis seal vahepeal tegime ühe sellise nagu koolituse, kus nägime selle väikse katselapi peal, kus meil selle samas agronoomi selles demofarmis võtsime siis need labidaga need mullaproovid, et sellised testid tehakse, et kuidas see muld välja näeb ja hinnatakse mulla seisundit. Et seal oli 2-3 aastaga tegelikult näha, et see muutus on juba toimunud, et muld on järjest paremaks läinud, ta on struktuursem, tal on rohkem võimu, et taimi kasvatada. Et ma näen, et see toimub tegelikult väga kiiresti, ja seda me nüüd seal demofarmis ka jälgime, et kuidas see asi seal edasi areneb ja millised probleemid tekivad ja et kuidas see võiks võimalikult hästi siis otsekülvis nagu välja näha. Ma arvan, et väga tänuväärt selline ettevõtmine, et Tõnis, et sa oma põldudel nii süsteemselt ja ka avalikult aitad seda nagu läbi viia, et teil on juba sinu isa on olnud see komme, et ikkagi kutsuda külla ja näidata, mis me teeme ja mis tehnoloogiad, et mul on hästi, hästi hea meel selle demo katse osas ja ka kõikide teiste nii-öelda koostöödega, mis te teadlastega teete, et see just rääkida asjadest, rääkida muredest, nii nagu nad, ja rõõmudest, nii nagu nad on ja pannagi asjad kõrvuti, et lihtsalt toon välja oma nii-öelda siis ketasseemendiga külviku valiku protsessi, mis võttis ka mul peaaegu 4-5 aastat nagu sellest esimesest hetkest, mil ma teda Hannoveri messi kuskil taganurgas nägin, kuniks see, et eelmisel kevadel minu põldudele jõudis, et just mitmetel aastatel testid, hindad, uurid, et kõige hirmsam asi, mis minu arust üks põllumees saab teha, on see, et ta nagu läheb nagu tuima peale niimoodi, et tellib kevadel tuleb kohale ja siis tõmban nagu kõik külvid või sügisel kõik külvid uue tehnoloogiaga, täpselt teadmata neid nüansse ja siis tuleb välja, et kuule, sul oli mingi seadistus läks valeks või ei osanud tähele panna mingit väikest nüanssi ja sa oled võib-olla kaotanud nagu sa oled väga palju kaotanud, et see uue tehnoloogia juurutamine tuleks teha samm-sammult ja väga hea on tõesti käia naabrimehe põldu vaatamas, aga tegelikult kõige paremini õpid ikkagi siis, kui sul on see pool ja pool põld või saad selle masina oma hoovi peale, et vaikselt tasa ja targu, see on küll vana hea Eesti tarkus, et tasa ja targu ja otse. Jah, et akutrelliga naela seina saab lüüa küll, aga kas on mõtet, et võib-olla peaks vaatama, kuidas see täpsemalt käib. Väga kallis haamer, ütleks selle peale. ja võib-olla veel siia juurde, et tõesti otsekülvikud, kui mõeldakse, üks müüt võib-olla see, et otsekülvik on liiga kallis, kui me võrdleme siis, aga kui tegelikult, kui kõik need harimiskäigud kokku liita ja siis liita näiteks see, et sa jäid hiljaks võib-olla 5 aastal 2 ja näiteks optimaalses külviaknas hiljaks, et mis selle hind on, et siis tegelikult
või külvikule lisavarustus, näiteks mingi reapuhastaja või ketas sinna ette või üks põhukamm või siis kombainile, põhupurustajale teravamad noad, et sul selle põhuga ei oleks probleeme, millest me täna ei jõudnud rääkida, mis tihtipeale, kust nagu algab otsekülv, algab kombainist, ja põhu ühtlaselt laotamisest, ja tagurpidi käiku teed, siis sõidad ikka tükk maad tagasi, et ei jää sinna ühe koha peale tötsutama, et noh, kõik need väiksed asjad on vaja kokku siduda ja siis arvutada, mis selle nagu tööriista hind, kas see on nagu aus hind, et see on ka üks müüt, mis mina näen, et mis minu silmis on purunenud. Ja selle hea mõtte lõpetuseks 2 asja. Üks on see, et tsiteerides klassikuid, tee oma mata ära ja teine on see, et me ei rääkingi nendest selle pärast, et 28. aprillil kõik, kes on huvitatud, saavad seda veel kuulata, et kõike siin ei tohigi ära rääkida, muidu pole põhjust äkki kohale tulla. Aga jah, ühesõnaga härrased, teiega väga meeldiv hommikupoolik sellel teemal rääkida ja siuke tunne, et me võikski jätta selle lindistusnupu nagu sisse ja rääkida siin võib-olla õhtusse välja. Aga nüüd võib-olla enne veel, kui me laiali lähme, et öelge mõlemad nagu üks võib-olla siis ootus või üks selline mõte, mille pärast ootate seda päeva, et võib-olla ka siis kuulajale, kes praegu kratsib pukalt, et kas tulla või mitte tulla, kas saab tulla või ei saa tulla, et siis miks tulla? Ma arvan, et lihtsalt juba selle pärast, et sa saad inimestega suhelda sellel teemal, et ma arvan, et see vahetu kogemus siin praktikutega, et see on kindlasti väga teretulnud ja et kui praegu kiirel külvi ajal pole aega tulla, siis kindlasti eelistage ja saame suhelda ikkagi edaspidi ka, et ma näen küll, et just see suhtlus kogukonnaga, et see tegelikult on nagu väga, väga oluline. Sekundeerin ja kriitilisi küsimusi ja sükest, et saamegi minna kohe külviku järgi nii-öelda näpuga jälge ajama, et kuidas seal siis nüüd on ja mis me arvame ja kaevame auke ja et ma võtan kindlalt labida kaasa ja et võtke kõik teised ka oma, võib-olla kõik ei pea siis labidat kaasa võtma, aga vähemalt võtta labidas selles mõttes kaasa, et kui sa sealt demopäevalt koju sõidad, et siis teed need paar auku samadel mõtetel, nagu ma loodan ka 28. need teeme ja analüüsime ja hindame, et see on minu arust see ikkagi see võti ja no tõesti, labida hind, vaadake järgi, mis te parima pakkumise saate, et ma ei tea veel, et masinamüügifirmad labidaid müüksid, või külvikuga kaasa annaks, et see on äkki mõttekoht neil. Võib-olla nad eeldavadki, et töö on tehtud juba. Just, vast tõesti. Ja, me loodame. Igatahes väga tore, aitäh teile veel kord ja näeme siis kõikidega juba 28. aprillil. Kõik info tuleb veebi üles. Ja, selle sama salvestuse kirjelduses päris kindlasti leiad ka viited, kuidas interneti avarusest leida juhised kohale tulemiseks. Ja kindlasti, kui labidat ei raatsi kaasa võtta, siis võtta kaasa sooja jooki hoidev anum, sest me hoolitseme selle eest, et sinna midagi sisse panna. Ja muidugi süüa saab ka, just, sellest ei pääse. Ikkagi sündmus. Ikkagi sündmus, just nimelt. Nii et näeme siis, härrased veel kord, aitäh teile, jõudu jaksu algaval, käival, kevadisel hooajal ja näeme juba varsti. Aitäh teile! Aitäh kõigile ja kohtume põllu peal!